Kõrgeim tarkus on võimekus eristada tõde, sest ainult tõde teeb su vabaks. Vabadus kogemusena on elu täitumuses, headuse ülevool. See osa elus, mida sa koged praegu inetu või vaesena, näitab, et seda osa elust sa lihtsalt veel ei tunne. Eks seal puudub see tarkus, mis su vabaks teeks. Milline oleks see kõigem jõulukink, mida sa endale sooviksid? Kuidas oleks see? Kogeda ennast ilusa ja rikkana. Päriselt ja lihtsalt ilusana. Kohas, kus sa tunned ennast nii sügavalt heana, et sul pole endale enam midagi ette heita ega peita. Tunda ennast kohas, mis on nii sügavalt aus, et kogu sinu isiksus on muutunud sügavaks rahuks. Selleks ainsaks võimalikuks seisунdiks, milles elu muutub päriselt nauditavaks. Ja selle naudingu fooni pealt on ka rahalise rikkuse loomine kõike muud kui vaev. Tänase podcasti sisu taibatuna aitab sul avada järgmise hinnaklassi enesetaju. Aitab mõista, mida tähendab tegelikult pingutuseta loomine originaalis Effortless Creation Lester Levensonilt. Ja kui sa selle ära taipad, siis maailm sinu ümber muutub vastavaks. Teist teed ei olegi. Me kõik oleme ohvrid, teadmatuse ehk oma teadvuse tasandi ohvrid. Kõige traagilisem on see, et me ise ei tea selle ulatust. Kujutle korra, mis oleks, kui sa saad teada, et oled kogu oma elu elanud nagu kange unerohu mõju all. Nii kange, et sa oled iseennast ja oma võimekuse ära unustanud. Ja elad nüüd väikese, lausa tibatillukese fragmendina kõigest sellest, mis on võimalik. Nagu tikutopsis. Ja õnnetuseks just selle väetima ja valusama osana. Kui sulle sobib, siis ära kuula mind praegu kui kedagi, kes on sinust kuidagi targem. Kuula minu häält, nagu sa kuulaksid iseenda häält, mis ei ütle otseselt midagi uut, vaid mõjub nagu unerohu lahusti. Häält, mis ütleb selgelt ja kindlalt välja selle, mida sa juba tead, aga oled ära unustanud. Teadvust, et sa hingad. Mitte selleks, et rahuneda, nagu tavaliselt, vaid selleks, et märgata seda, et sa hingad. Ja nimeta see loomulik liikumine ümber. Elu liigub sinus. Ilma, et sa peaksid midagi või kuidagi juhtima seda. See sama liikumine, elujõu liikumine, on sama liikumine, mis annab sulle kõik, mida sa otsid, kui sa küpsed teda kasutama kirena ja võtab sult kõik, kui sa keeldud targaks saamast ja jätkad ihas. See üks ja ainus, kõikide tõdede alustõde, ehk tõde teeb su vabaks, töötab ka selle teema puhul. Poolikud tõed või valed iha ja kire teemal muudavad su elu põrguks maa peal. Eranditult kõik me soovime, et midagi elus oleks teisiti. Enamikul on pidevaks kaaslaseks selline tasane püsiv rahutus, nagu ootaksid midagi, mis peaks veel juhtuma, et saaksin päriselt täiel rinnal elust rõõmu tunda. Natuke selline tunne on nagu, et ma olen ainult pooleldi elus. Sa ei ole ainus, see on olemuslik rahutus. Süvajooga tekstides kogemusena tuntud kui viraha, lahusoleku valu, ja tivrabhava kui põletav igatsus. See on iha energia surve, mis otsib väljapääsu. Tagore värss üks võtab hästi toredasti kokku selle. Ma olen rahutu. Ma olen janus kaugete kättesaamatute asjade järgi. Ja nii kogu elu. Iga inimene soovib, et midagi elus oleks teisiti. Et elu oleks rikkam, oleks ilusam. Iha selle ilusama ja rikkama elu järgi on kogu isiksuse arengu alus. Kui seda vääriti kirjeldada, seda iha ahnuseks tembeldada ja endale sisendada, et tegelikult ju ei olegi vaja midagi rohkemat. Ma pean püüdma hoopis olema tänulik selle eest, mis mulle on osaks saanud, siis tulemuseks on alla surutud soovid ja mandumine keskpärasusse. Kellegi teise, tihti oma vanemate ootuste järgi elamine.
ja kaugel pole tuimuse tüdimus ning pikas perspektiivis järjest süveneva mõttetuse tunne, kuni depressiooni ja apaatiani. Kui iha nimetatakse veaks, kui sellele pannakse ahnuse häbi silt külge, kui inimene surub ennast tänulikuks elu eest, mis teda tegelikult ei toida, siis sealt ei sünni täitumust ega isiksuse kasvu, sünnib tuimus, sünnib vaikne loobumine iseendast ja oma päriselust. Siit kõrvalepõikena depressioonil on sügavamast vaatest ainult üks ravi. Julgus hakata päris oma elu elama. Ehk julgus julgeda tahta. Iha on elu loomulik surve ennast sügavamalt kogeda. See on elu intelligents, mis näitab sulle täpselt, kus sa veel ei ela täielikult. Näitab seda osa elust, mida sa veel ei tunne, kus sa veel ei ole vaba. Kui veel täpsem olla, siis sinu isiksusse sisse kirjutatud surve ennast vabadusena meelde tuletada. Nii abstraktsena, kui see ka ei kõla, on see viimane lause ometigi väga täpne. Kui julged, tee endaga katse. Kirjuta üles või tee voice kõigest, mida sa tegelikult ihaldad, kui sa hetkeks lubaksid endal tahta. Päriselt ja piiranguteta tahta. Ära püüa kuidagi vaimne olla või veel midagi olla. Tee seda tsensuurita, täielikult, go crazy. Võimalusel pane see salvestis paariks minutiks pausile ja tee seda päriselt. Kui sul oli julgus see ette võtta ja sa tegid seda ausalt ja pühendunult, siis sa said siit endale isiksuse hetkeseisu kaarti. Samuti said sa edasiliikumise tee. Su praegused ihad näitavad täpselt teadvuse tasandit, mida sa elamiseks kasutad. Nüüd luba korraks hoomata endal iseennast isikuna, kellel kõik on see, mida sa kirja panid, kui kõik see on juba täitunud. Avastad, see teine tüüp on vägagi erinev sellest, kes sa praegu oled. Nagu teine inimene. Ehk ta kogeb ennast kordades avaramalt, kergemalt, rõõmsamalt, mängulisemalt. Ehk ta on suurusjärkudes julgem ja palju targem ja rikkam, eelkõige kogemuste poolest, julguse poolest, enesekindluse poolest, praktilise tarkuse poolest. Ja mis kõige tähtsam on see, et ta meeldib endale päriselt. Mis takistab sind olemast see, kuhu ihade kaart sind juhatas? Kui sa oled selle esimese endale hämamise kari ületanud, ehk endale ausalt ja täpselt selgeks teinud, mida sa elus tegelikult kogeda sooviksid, ja mis kõige olulisem siis, kellena sa ennast kogeda sooviksid, põrkud sa õige pea järgmise kari otsa, mis on nii salakaval ja täis selliseid paradokse, et varem või hiljem koged sa ennast jälle lõksus. Ja kui sulle satub veel kõrvu kellegi tarkus, et sa saad kõigest, millest loobud, siis tekib suur segadus. Mis siis tegelikult õige on? Ühelt poolt ma justkui peaksin julgeda tahtma paremat, muidu mandun. Teiselt poolt peaksin justkui sellest tahtmisest loobuma, et seda asja saada. Tundub nagu täielik nonsense. Seda võib nimetada iha soovi paradoksiks. Ma tahan, sest mul ei ole. See, mida mul ei ole, on valu, piirangu valu. Iha ongi see valupinge. Täitumatus, saamata jäämine, kogemuse puudumine. Vang tahab vabadust, haige tahab tervist, vaene tahab rikkust, üksikkaaslast, nõrk ihkab olla tugev. Arg ihaleb kogeda, kuidas maitseb julgus. Ehk elu räägib sinuga soovide kaudu. Kui olla päris täpne, siis tegelikult elu sinuna räägib sinu isikuga iha kaudu. Igal inimesel on absoluutselt unikaalne soovide bukett, mis loob maatriksi, aluse tema saatusele. Seega, iha valu ei ole eksitus, vaid loomise algimpulss. Iha definitsioon, nagu ma juba ütlesin, on seni täitumata soov. Iha vastand on täitumus. Sügav rahulolu selles elu osas, milles sa oled osanud oma soovid täita. Rahuloluga koos saabub sügav rahu. Iga iha täitmine teeb sind 3-kordselt targaks. Esiteks ta sunnib sind täpselt eristama. See on tarkuse esimene alussammas. Teiseks sunnib ta sind paigale jääma ja keskenduma. See on targaks saamise teine sammas. Ja kolmandaks sunnib ta sind julgeks ja ausaks, sest järjest kõrgemad ihad on täidetavad vaid kõrgemate isikuomaduste kaudu, mille alustalus on alati ausus ja julgus.
Kuna ma ise elan ja õpetan absoluutse vabaduse teed, siis mind huvitab alati inseneri vaade kõikidele asjadele, kõikidele tarkustele. Ehk antud juhul, kuidas iha fenomeni maksimaalselt targalt ära kasutada ehk enda jaoks tööle panna. Poeetiline kirjeldus ihale süvajoogast on selline. Icha Shakti on teadvuse esimene hingetõmme. Kui see hingetõmme pöördub iseenda poole, nimetatakse seda Jnana Shaktiks. Ehk inimkeeli tõlgituna, soovi jõud ihana on teadvuse esimene liikumine ja kui ta teeb kogu oma selle ringi ära ja saab targaks, siis ta pöördub iseenda poole. Ja tema nimi saab tarkuseks ehk Jnanaks. Kui su tähelepanu fookus liigub ilma korrata, muutub iha energia haiguseks. Kui fookus puhkab keskmes, muutub sama iha energia ravimiks. On ainult üks absoluutne tõde, on ainult üks mina, ehk on ainult üks elu, ainult üks teadvus. Kõik ülejäänud tõed on tõed kontekstist lähtuvalt, vastavalt sellele, kas nad viivad sind tõe tunnetusele lähemale või vastupidi, ehk lihtsas keeles, kas mingi teadmine, mida sa usud tõde olevat, teeb su elu rikkamaks või vaesemaks. Nii abstraktselt jälle, kui see ka ei kõla, sisaldub selles absoluutne teadmine. Sisaldub nagu selline juuralus, mida sa oma unistuste täitmise teel vajad. Kui elujõud ei tunne oma vaikset alust, teadvust, hakkab ta end kogema januna. Tegelikkuses see janu ei taha objekti. Ta tahab avarduda ja targaks saada, et siis iseendasse täitumuse rahuloluna ja rahuna jälle tagasi pöörduda, ehk jälle juua oma allikast. Teadvus on kõikide asjade algus ja lõpp. Kõik sünnib teadvuse vaikusest ja rahust ja varem või hiljem naaseb sellesse vaikusesse tagasi. Et midagi sünniks, peab olema põhjus, ehk vajadus konkreetselt selle nähtuse järgi. Igal soovil on algus ja lõpp. Mina olen algus ja lõpp. Seda öeldakse isegi piiblis, teadvusena, mitte isikuna muidugi. Iga iha soovi algus on alati vaesus ehk puudus selles osas. Puudus ise defineerib juba soovi lõpu. Ehk mis garanteeriks sulle täitumuse mingis su iha osas, millistel tingimustel see valulik iha lõpeks. Ehk iga probleemi sisse on juba defineeritud lahendus. Peatu sellel korraks ja lase taibata endal selle fundamentaalset sisu. Praktiliselt tähendab see seda, et iga täpselt defineeritud soov on nagu seeme. Ta juba sisaldab endas kogu tarkust ja kogu jõudu, et võrsuda jõuliselt vilja kandvaks, toitvaks selliseks täitumuse puuks. Ja seda teadmist meie kultuur ei tunne. See fundamentaalne teadmine on pingutuseta loomise valem. Ja selle teadmatuses sünnib tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus, valede rägastik. Ehk rasket tööd heroiseeriv kultuur, kus kõik on pidevalt kurnatud. Ja ma hüppan siia vahele väikeseks reklaamipausiks. Nimelt algab meil juba 14. jaanuaril järgmine pingutuseta loomise kursus, mis koosneb siis 6 moodulist ning millele registreerumine on juba avatud. Ning nagu meil kombeks on saanud, soovisime kõikidele hommika podcasti kuulajatele teha väikese jõulukingituse. Nimelt saate meie kodulehel kasutada sooduskoodi pingutuseta loomine 15, millega saate kogu kursuselt 15% soodustust. Rohkem infot ja registreerimine on ikka hommika kodulehel. Tegelikult vaevas ei ole armastust ja armastuses ei ole vaeva. Vaevaga elamine kindlustab elu jätkumise vaevas ja vaesuses, sest see on elamine vales. Vale teeb su vaeseks. Vales jätkamine neab su vaesusesse. Kuniks sa oled oma vaevadest nii lõplikult vaevatud, et küpseb piisav alandlikus aste, ehk küpseb pinnas, et elu sügavamaid tõdesid endale selgeks teha. See, mida õpetavad meistrid rikka ja ilusa elu loomise, ehk praktilise elu osas targaks saamise osas, asub teises äärmuses, vaevale ja valule. Nii teises, et see tundub esmapilgul hullumeelselt äärmuslik. Mida siis pingutuseta loomine õpetab? Tee maailma kõige põnevamat tööd, eristamise ja keskendumise tööd. Vaev on absoluutselt ebavajalik. Selle töö käigus, mida tegelikult ei saa üldse ju tööks nimetada, avaneb tarkus.
ja avaned sina endale kõige sellena, mida sa iha kaudu nii palavikuliselt elust otsinud oled. Sa avaned armastusena. Ja seda sõna otseses mõttes. Sa avaned endale järjest kõrgemate teadvuse seisunditena, kuniks tekib piisav jõutase ja keskendumise võimekus, et kogeda ennast selle absoluutse tõena, kes on kogu selle soovide täitmise mängu taga. Ehk ihade täitmise käigus sa küpsed ihade mängu taha. Kui sul on selline tarkus, selline teadmine kogu oma lõputute soovide ihade rekastiku taga, et iga soovi täitmise tegelik eesmärk on saada nii targaks, et libiseda üle järgmisele kõrgemale teadvuse tasandile, ehk sisuliselt muutuda teiseks isiksuseks. Kui sa suudad selle omaks võtta, selle fundamentaalse teadmise, siis kogu elumäng pöördub järsult. Sellest saab siis päriselt sinu elu. See on päris küpsuse faas sinu arenguteel. Ja sütib kirg. Pöörane kustutamatu janu elust päriselt aru saada. Kõik need miljon-triljon soovi ihadena hakkavad toitma ühte ainsat kireleeki. Sellesse küpsusastmesse jõudnud inimene hakkab kogema ebatavalist intensiivsust, nagu elaks korraga 10 inimese elu. See vabaduse tuli on väga reaalne jõud. Kogu inimese isiksusest saab kuum tuum, mis libiseb elu mängus igalt poolt kütet leides. Ja sellises vaates kaovad ära vaenlased, kõik konkurendid, kõik häired. Kõik teenib ainult vabaks ja targaks saamist. Rikka ja ilusa elu loomise kaudu, sest nii on ta loomulik. See ei ole enda elujõu suretamise tee, et saada kõik seda, millest sa loobuma pead. Ja siin ei saa ka läbi põleda, sest sa ise muutud põlemiseks. Sinust saab selline soe toitev igavene tuli, mis saab iga järgmise tarkuse tera omaks võtmisega intensiivsust ja eredust juurde. See on tarkuse triumf illusiooni üle. Printsiibina on see nii pööraselt lihtne ja nagu ma ütlesin, tundub nii äärmuslik, et mõistus lükkab selle kohe kõrvale. Sest päriselu on ikka ju raske ja keeruline. Seepärast on vaja selliseid minusuguseid natuke nagu hullumeelselt absoluutse tõe poole pürgijaid, kes on maksnud nende tõdede tundmaõppimise eest oma eluajaga. Ehk olnud äärmuslikult pühendunud ehk joondanud kõik oma elus selle tõe tundmaõppimisele. Sest nii lihtne, kui see ka oma sisult on, praktika ehk elu enda käigus hakkavad avanema detailid, mis teevad selle tõe tundmaõppimise tee äärmiselt huvitavaks. Päriselt avada oma piiramatu võimekus järjest suuremat ilu ja rikkust luues ei kipu avanema niimoodi korraga hopsti ja piirid on kadunud. See avaneb järjest avarduvate vabadusastmetega. Nagu ma olen mitu korda öelnud, sellised inimesi, kes tõesti pühenduvad enda avamisele kuni vabaduseni välja, nimetatakse stalkeriteks. Ja stalkeri teel ärkab üks erakordne fenomen. Hakkab avanema teadvuse kõike teadmine, intuitiivse teadmisena ja omakorda inspiratsioonina. Ja ainult läbi selle on võimalik, et maailma avalduks midagi kvalitatiivselt uut läbi sinu isiksuse, mis ei ole juba olemasoleva kombinatoorika ükskõik mis elualal siis. Ehk inimene, kes astub piiramatu vabaduse teele, selle keeles süttib tõe õrn heli, selle südames hakkab laulma teadmine, mida ei õpeta ühegi raamatulehed, on üks meistritest öelnud selle faasi kohta inimese elus. Iga järgmisel vabadusastmel eelmise tasandi piirangu valu asendub selle osa soovide täitumise ilu ja rahuloluga. Ja elu põhitõdede selline elama õppimise teel ihade täitmine ei muutu mitte kunagi üle nautimisest tuimaks küllastumiseks, mis muidu alati juhtub, kui ihasid täites ei kaasne tõus järgmisele teaduse tasandile. Ehk oma soove täidetakse mitte selleks, et ennast eluna järjest sügavamalt tundma õppida, vaid selleks, et puuduse valu tuimestada. Sa ei saa muuta midagi, mida sa koged valuna, murena, takistusena, paremaks, sest see kogemus ise on tehniliselt vastuseis sellele, mis hetkel on. Ja vastuseis on võitlus, on vägivald ehk liigne pinge. Ja just seesama pinge hoiabki sind just täpselt selles samas kogemuses kinni, milles sa pääseda tahad. Ja mida sa nii siiralt ja nii suure pingutusega muuta soovid. Ja see, mida sa soovid, et muutuks, muutub päriselt pingutuseta loomise teadmiste kaudu.
ja pingutuseta loomist ei saa pingutada. Vot on pähkel. Kuidas selles labürindis praktiline ja toimiv väljapääsu tee leida, suudab edasi anda ainult see, kes on selle läbi hammustanud. Küpsedes sa muutud läbipaistvamaks. Iha ei kao. Ta kaotab oma valu ja transformeerub kireks. Kirg omakorda ei muutu selliseks lärmakamaks küpsedes. Ta muutub intensiivsemaks ja kogemusena väga vaikseks. Eks sinust saab nagu laser. Ühel hetkel sa märkad, et kogu puudus elust on kadunud. See on järgmine fundamentaalne küpsusaste. Kogemusena see tähendab seda, et mitte ühelgi asjal ei ole enam võimu sinu üle. Ehk miski ei tõmba elus sind enam endast välja läbi puuduse. Sa ei ole enam selleks, et midagi saada. Sa oled selleks, et lasta elul ennast järjest sügavama täitumusena läbi elada. See on kuumuse intensiivsus, mis ei põleta sind ära. See jääbki toitma kuni päris lõpliku vabaduseni välja. Ja alles see on tegelikult ärevuse lõplik lõpp. Ehk kokkuvõttes võib öelda, et kirg on iha, mis ei otsi enam objekti, vaid tahab lõpmatust. Ja kui iha ei muutu vabaduseks, siis ta ei ole veel küpsenud kireks. Küpsedes elu jätkub, rahutus mitte. Ja alles siis selles intensiivses kuumuses sa koged, et sa oled lõpuks päriselt üdini elus. Küpsedes kirg ei vaja enam nime ega vormi. Ta tahab vaid puudutada lõpmatust hetke kaudu. On jälle ühe meistri ilus kirjeldas. Sama mõte ta koorevärsina. Tuli, mis põleb mu südames, ei ole ühegi maise kolde jaoks.